I can't speak English whatsoever. Kettkirjad. Tõenäoliselt üks kõige halvematest asjadest, mis inimrass üldse kunagi leiutanud on. Ma ei taha seekord oma over-enthusiastic introt küll teha, kuna see tundub praegu täiesti ebavajalik. Aga igatahes jah, kui sa ajuautismi ei oma ja oskad lugeda ja sul eksisteerib selline asi nimega kõrvakuulmine, siis sa peaks olema juba aru saanud, et täna me räägime kettkirjadest. Kettkiri on siis Wikisõnastiku sõnul kiri, mida saadetakse edasi teistele, kusjuures kirja sisus juhendatakse saajaid kirja edasi saatma teistele inimestele. Sellel teemal video tegemine tuli mul pähe, kui ma juhtusin igavusest Insta storisid vaatama ja ma sattusin nägema seda väljaheidet siin. A girl died 8 years ago by being pushed down the stairs by some friends at school. If you read this, you are now part of Carmine's curse. Ma ei tea, kas on Carmine's või Carmine's või ma ei tea. If you don't repost, you will hear her evil laugh and she will kill you tonight. Google her if you don't believe it. Ja nendele lastele, kes on inglise keele oskamatud, ma lasen lihtsalt Google Translate'il praegu selle teile siin ette lugeda, kuna ma olen liiga laisk, et seda uuesti lugeda. Tüdruk suri 8 aastat tagasi, lükatakse trepist mõned sõbrad koolis. Kui sa loed seda, olete nüüd osa. Karmine needus. Kui sa ei postita, kuulete tema paha naerma ja ta tapab teid täna. Google oma, kui te ei usu seda. Esiteks on ju, nagu me kõik teame, et Google'il on alati õigus ja Google'is ei ole mitte kuskil kindlasti mitte ühtegi mingit liba uudist ega mitte midagi sellist. Teiseks, guugeldame siis seda. Is the Carmen Winstead story true? Oota, nüüd on Carmen hoppis või? The story of Carmen Winstead is an urban legend. An urban legend, popular legend, urban myth, urban tale, or contemporary legend is a form of modern folklore consisting of usually fictional stories. Ligi kõik legendid on välja mõeldised püha pardipeer. About a 17-year-old girl who was pushed down a fucking sewer. Kas meie armsas loos polnud mitte kuradi kooli kiusamise intsident? By 5 girls she thought were her friends. The chain letter claims that a boy named David Gregory, jällegi midagi, mis jäi meie loost absoluutselt välja, died when he didn't pass it on. Mis on 100% tõsi, on ju? See on nagu mingi reaalne, täielik anekdoot. Tõsiselt ka, miks usuvad inimesed, et mingi fucking kummitus ilmub neile öösel mingi kuskile voodi kõrvale ja tapab nad lihtsalt ära nagu. Ja see inimene, kelle stories see oli, meil oli selline imeline vestlus. See on täielik fucking bullshit. Kas sa oled tõesti nii loll, et sa usud seda? Muideks, ma tean, et ma olin natukene kuri, aga lihtsalt see on ajuvaba. Kuule, ma arvan, et see on nagu minu asi, mida mina usun ja mida mitte. Eks ole? Ikkagi, selleks peab ikka suht taun olema. See on veel hullem kui mingi jumala keskse maailma uskumine. Ja muud mõttetud sitta. Lihtsalt ma ei mõista nende inimeste mõtteviise, mida nad peas mõtlevad, kui nad seda näevad. Nagu, miks peaks mingi pildi mitte jagamine tähendama, et mingi kuradi kummitus ilmub sulle kuskile ukse taha ja tapab su ära? Palun selgitage. Palun ärge kunagi saatke kellegile kettkirju edasi. See on lihtsalt täiesti ajuvaba. Ära lollita ennast selliste idiootsustega. Aitäh, et vaatasite. Ja peske puhtaks.